Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Paar päeva tagasi tegi Venemaa endine kaitseminister Sergei Šoigu üllatava avalduse, kui ta teatas, et nüüd ei ole enam mitte ükski koht Venemaal Ukraina rünnakute eest kaitstud. Meil on stuudios kindralmajor reservis Neeme Väli. Tere päevast! Tere päevast! No huvitav, mis sundis Šoigut sellist avaldust tegema, sest siiamaani on ju venelased teatanud, et kui ukrainlased ka ründavad, siis enamasti võetakse kõik see ründav asi maha ja põhimõtteliselt kui siis kuhugi midagi kukub, siis ainult tükid. Jah, siin on kahtepidi, et Venemaa on teatud mõttes jäänud iseenda narratiivi ohvriks, kus inimestele on siiamaani järjekindlalt valetatud, et millegile hästi pihta ei saa ja kui kuskil midagi põlema läheb, siis see on tõepoolest ainult tänu Vene õhutõrje edukusele. Täna on Ukraina jõudnud oma kaugtulevõimekusega nii kaugele, et sellest lihtsast valest enam ei piisa. Ja Šoigu selles samas kõnes oli sunnitud tunnistama, et kui võrrelda Ukraina rünnakuid siin aasta tagusega, siis me räägime suurusjärgust 6000 ja natuke peale ja kui me räägime täna, siis see on üle 23 000. Nii et see kasv on niivõrd suur, et seda varjata on väga keeruline. Ja teine asi on muidugi see, et Ukraina on suutnud tabada järjest kaugemaid sihtmärke ja Šoigu samamoodi pidi tunnistama, et ka Uraali piirkond ei ole enam ohutu ja seal tuleb väga tõsiselt vaadata, et kuidas siis neid tööstus- või sõjalisi objekte kaitsta. Kui palju intensiivsemaks on need ukrainlaste rünnakud viimasel ajal läinud, et me tegelikult iga päev saame selle kohta teateid, et nüüd viimaste teadete sees oli ka see, et rünnati just Krimmi väga tugevalt ja rünnati ka ühte lennukitehast. Täpselt nii, rünnati Krimmis asuvaid sihtmärke, millest siis kaks olid seal, ütleme, kaugus rindejoonest kuskil 270-250 kilomeetrit ja rünnati tegelikult kahte sihtmärki siis Venemaal. Mõlemad siis on seotud lennundusega, millede kaugus üks oli siis Novgorodi oblastist ja teine natukene kaugemal ja need jäid kuskil Ukraina piirist seal 800-900 kilomeetrit. Nii et Ukraina suudab esiteks tunduvalt kaugemale täna ulatuda, aga ka mass on suurem, kui see on olnud varasemalt. Kõigele sellele olukorrale vaatamata teeb venelane ikkagi päris ründavaid avaldusi. Just äsja tuli meieni läbi meedia uudis selle kohta, et venelased on nüüd lubanud, et oma varilaevastiku tankereid hakkavad nemad kaitsma. Millisel moel see küll välja võiks näha, arvestades seda, et need tankerid on igal pool maailmas laiali? See on tõepoolest Venemaale väga keeruline ülesanne. Et nii nagu me oleme uudistest võinud lugeda, et juba täna on mõnedel tankeritel olnud peal lisaks siis tavapärasele meeskonnale ka teatud sellise eriülesandega grupid, kas siis endisest Wagnerist või veel mõnest lühenditega tähistatud Venemaa riiklikust struktuurist. Aga see nüüd, et üritada neid kümneid ja kümneid tankereid üle maailma hakata kuidagi kaitsma, see on päris keeruline ülesanne, sellepärast et see tähendab ju seda, et sa kaks varianti, kas sa leiad sinna peale mingid kaitsemeeskonnad, millest ilmselt ei ole väga palju abi, kui me räägime tõsiselt mingi riigi soovist tanker üle võtta, või teine asi, siis paned sõjalaevad saatma, aga kus sa võtad neid sõjalaevu nii palju ja mis see kõik Vene riigile maksma läheb. Nii et see pigem on selline suurejooneline ähvardus, mida reaalses elus on väga keeruline ellu viia. Siin on veel ka küsimus, et mis tasemel see venelaste laevastik praegu üldse on? Täpselt. Et siin on ju ukrainlased ka suutnud Mustal merel edukalt seda laevastikku hõrendada ja mulle meenub siin kohe, kui me räägime konfliktist Süürias, see olukord, kus Venemaa saatis oma ainukese lennukikandja toona admiral Kuznetsovi siis suure meediakäraga sinna poole teele ja NATO siis vastavatele ametkond oli seda laeva väga lihtne jälgida. Mitte niivõrd satelliidipildi tõttu, aga kuna selle laeva
mootorid olid niivõrd tuksis, siis see musta tossu pilv, mis selle laeva kaasas käis, see paistis miilide taha, nii et ega see laevastik nüüd väga heas korras küll ei ole. Vaata, siin võib-olla tasuks ka korraks juhtida tähelepanu sellele, mis toimub Kuuba lähedal. Just, jah, ja siin on nüüd selline väga huvitav ja täiesti jälgimisväärt olukord, kus siis ühelt poolt on Putin lubanud, et ta läheb oma sõpradele ja vendadele Kuubal appi, kes on väga tõsises hädas. Ka selle tõttu, et ameeriklased on kehtestanud embargo, aga see on ju otsene sekkumine USA tegevustesse geograafilises piirkonnas, mille USA on kuulutanud oma prioriteediks, et see on see Western Hemisphere, igaüks, kes on lugenud USA julgeolekustrateegiat, saab aru, et Putin ajab sõrmed Donald Trumpi meepotti ja ma ei usu, et see läheb valutult ja karistamata. Siin jääb nüüd ainult huviga oodata ameeriklaste reaktsiooni sellele. Just, vaatame, mis juhtuma hakkab. Tulles tagasi Ukraina juurde, siis ei saa unustada, et praegu on märtsi lõpp ja 9. mai on natuke rohkem kui kuu aja pärast. Ja tavaliselt 9. maiks alati venelased seavad mingi eesmärgi ja Ukraina sõja puhul on ka alati küsitud, et mis eesmärk võiks olla selle aasta 9. mai. No arvestades olukorda rindel, kas on üldse võimalik mingeid eesmärke seada? Eesmärke päris kindlasti seatakse. Venemaal on ju selge see, et ega siis see, kui ressurss on vähe, ei takista kõlavate eesmärkide seadmisest. Ja ma arvan, et kui nüüd tänast rindejoone olukorda vaadata, siis just viimane periood ei ole olnud venelastele üldsegi edukas. On olnud taktikalisi liikumisi nii ühte kui teistpidi. Nad ei ole veel siiamaani suutnud üle saada Starlinki äravõtmisest, otsitakse küll lahendusi ja mingi hetk see kompensatsioon tuleb, aga täna see ikkagi veel tugevalt mõjutab nende juhtimist ja tegevust. Teine asi, mis silma paistab, on ikkagi see, et on kätte jõudnud isikkoosseisu ehk ahuriliha nappus. Nad ei suuda enam värvata nii palju, et katta ära kogu kaotust. Ja kui vaadata kaarti, siis tegelikult pikemas perspektiivis mina arvan, et mida tasub silmas pidada, on see joon siin. See on siis Slovjansk, Kramatorsk, Truživka, mis on siis selline väga tihedalt kommunikatsioonidega seotud linnastute joon. Ja ma pakun, et see on venelaste selline kaugem eesmärk. Täna toimuvad päris korralikud rünnakud ka siin allpool Konstantinovka piirkonnas, aga ka üleval Lõõmani juures. Ehk siis üritatakse jõuda välja selle niinimetatud kindlustatud piirini. Sinna on veel maad minna, seal ees on ka paar veetakistust, aga sellise pikema ajalise perspektiivina ma arvan, et see joon omab Venemaa jaoks tähtsust. Ja 9. maiks kindlasti üritatakse siis Putinile mingisugust kingitust teha. Ma väga kahtlen, kas päriselus see sellisena realiseerub, sest et praegu nagu näha, et ilma et Venemaa kusagil mingisuguse nipiga suudaks nii materiaalset kui ka inimressurssi juurde saada, ma ei usu, et see õnnestub. Nii et mingisugusest kevadpealetungist ei ole üldse mõtet, venelaste poolsest kevadpealetungist ei ole üldse mõtet rääkidagi? Ma arvan, et nad kindlasti üritavad ja kindlasti üritatakse ka mingit sellist väiksemat läbimurret või mingi väikese külakese hõivamist sellise suure pealetungi eduna esitada. Aga kui me nüüd ikkagi päriselt räägime pealetungist ja läbimurdest klassikalises sõjalises mõttes, millel oleks ka tõsist strateegilist väärtust, siis selle märke nüüd täna küll kusagilt näha ei ole. No üks on nüüd päris selge, et mingisuguseid rahuläbirääkimisi praegu ei toimu ja ilmselt lähiajal ka toimuma ei saa, vähemalt mitte ameeriklaste osavõtul ja Ukraina meediaväljaanned juba kirjutavad, et täna on üsna selge, et selle sõja tulemus siiski otsustatakse rindel. Ma olen sellega nõus, et see momentum, mis vahepeal nagu nende läbirääkimistega tekkis, ennekõike ikkagi suuresti tänu ameeriklaste huvidele on tänaseks läinud. Ei ole kumbki sõdiv osapool sellest ka täna väga huvitatud, sest Venemaa ikkagi
arvab, et tal on edušansse, aga teistpidi Ukraina näeb, et nad suudavad siiski vastu panna ja nad ei ole valmis ja õigustatult tegema selliseid järeleandmisi, mida Venemaa nõudis. Ja kolmandaks USA siis vahendajana, olles nüüd seotud hoopis teises kohas ja hoopis suuremate ressurssidega, et see huvi nüüd Ukraina vastu on ütleme nii kadunud. No läheme siis teise konflikti piirkonda, Lähis-Itta, kus nüüd intensiivne sõjategevus on käinud paar nädalat juba. Tänaseks on tõenäoliselt kõik analüütikud üsna ühte meelt, et selle sõja eesmärk ameeriklaste poolt vähemalt on täiesti arusaamatu. Et mida Ameerika soovis võita ja mida ta tänaseks on võitnud sellest konfliktist? Ma olen selle hinnanguga nõus tõepoolest, et kui vaadata nüüd ründavat poolt ehk siis Iisraeli ja Ameerika Ühendriike, siis minu arvates Iisraeli poolega on selge, mida Iisrael taotleb ja mida ta ka teeb. Ja Iisraeli eesmärk on ikkagi see, et nõrgendada Iraani nii palju kui vähegi võimalik, et sellest riigist regioonis järgmiseks vähemalt paarikümneks aastaks mitte mingit mõjutajat protsessidele enam ei oleks. Ja Iisrael väga hoogsalt viib ka oma eesmärki ellu, kusjuures minu hinnangul kohati ka nii, et võib-olla USA ei tahaks, et ta nii palju teeks. Aga ameeriklaste puhul tõepoolest, et kui vaadata nende tegevusi ja seda, et mida siis päriselt taotletakse, mis siis see eesmärk siis on, et kas tahetakse siis tuumarelv ära võtta või tahetakse Iraani infrastruktuur ja selline võimekus purustada või tahetakse seal rahvarevolutsiooni tekitada või mida siis, et täna ju on see olukord niivõrd segane, et väga raske on nagu aru saada, et mis see päris õige lõppeesmärk ja ma pean silmas siin realistlikult saavutatavat lõppeesmärk, et mis see siis ikkagi on? No kui esimene löök anti nii-öelda sõjalise juhtkonna pihta ja riigi juhtkonna pihta, siis praegu käib põhiliselt vastastikune kütusemaardlate purustamine ja see on kindlasti see, millele ei tahetud jõuda. Absoluutselt nõus, et ma arvangi, et sõda täna on jõudnud järgmisesse faasi, mida ei suudetud ette prognoosida, et see asi nii kaugele läheb. Ja alguse sai siis sellest, et Iisrael pommitas Iraani gaasitaristut ja millele siis Iraan vastas sellega, et ründas siis Kataris asuvat ja minu teada maailma suurimat gaasitöötlemistehast. Ja sealt nüüd on siis need löögid alguse saanud, kus siis antakse lööke üksteise nafta- ja gaasitaristu pihta. Seal hulgas siis mitte ainult Kataris enam, vaid ka näiteks Araabia Ühendemiraatides ja ümbriskaudsetes riikides. Ja see omakorda on siis põhjustanud Araabia riikide ja ka islamimaailma pahameele. Eile tuli välja siis 12 riigi avaldus, milles mõistetakse Iraani selline käitumine hukka, aga sealjuures mõistetakse hukka ka Iisraeli käitumine Liibanonis. Nii et sellele sõjale on tekkinud sellised uued dünaamikad, mida ma usun, et algselt niimoodi ette ei prognoositud. No see sõda on pannud keerulisse olukorda ka NATO sisemiselt. Ehk siis USA president soovib, et NATO riigid toetaksid teda ja praktiliselt toetaksid sellega, et Hormuzi väin oleks taas läbitav ja lääneliitlased on öelnud, et aga meiega ei konsulteerinud keegi selle rünnaku algust, meil on segased eesmärgid ja see ei ole meie sõda. No nii see on, et kui vaadata nüüd Trumpi pöördumisi siin erinevate liitlasriikide poole, siis seal on siis see abipalve siis tänaseks on muutunud, et aga tegelikult meil seda abi väga vaja polegi. Ja teistpidi siis, kui me räägime Euroopa riikide reaktsiooni ja mitte ainult Euroopa riikide reaktsiooni, sest et minu teada pöörduti ju ka näiteks Jaapani poole ja Lõuna-Korea poole, siis ega väga palju sellist entusiasmi sinna sõtta sekkuda väga ei ole. Et siin jah, on paari riigi avaldused, mis nagu on sellised optimistlikud ja leiavad, et me peame oma liitlasi ikka igal juhul aitama ja vaatame, kuidas me seda teha saame.
samas suuremad Euroopa riigid on olnud oma avaldustes väga skeptilised ja selle juured ju lähevad mitte päris selle sõja algusesse, vaid lähevad ikkagi kaugemale tagasi. Ehk meenutagem siis Vance'i avaldust kunagi Münchenis, mida siis Euroopa suunas öeldi ja jällegi juba nimetatud dokumenti USA julgeolekustrateegia, kus ka Euroopa kohta midagi arvatakse. Nii et täna on see selline, ütleme, liitlaste vaheline mittemõistmine on täiesti olemas. No siin mõni riik, Soome näiteks, Soome president on öelnud, et me võime ju seda kaaluda, kui teie ameeriklased siis panustate rohkem Ukrainasse. Just, et ongi täpselt, et selliseid tingimuslikke abistamise avaldusi on tulnud ja see on üks selline tingimus, mida on välja öeldud, et jah, sõbrad, aidake siis Ukrainat rohkem ja siis me kaalume ka. Aga on öeldud ka seda, et jah, me tuleme appi, aga kui teie tagate, et sealt Iraani poolt pikki seda lahte meie suunas keegi laskma ei hakka ja nii edasi, et selliseid tingimusi on nimetatud. No seda ei saa ju keegi tagada, et Iraan neid abilisi ei laseks. No loomulikult, et siin ongi see paradoks tegelikult, et ühtepidi ju raporteeritakse sellest sõjategevusest kui tohutust eduloost. Iga päev me võime lugeda, et mitu sihtmärki on õhust tabatud ja puruks lastud, aga teistpidi, kui me vaatame nüüd ikkagi reaalsust, mis täna toimub, siis hoolimata kõikidest nendest purustustest ja juhtkonna tapmistest, raketid ja droonid igapäevaselt paraku lendavad naabrite suunas ja nii see on. No kahjuks on jah tõepoolest nii, et kui arvati, et see rünnaku algus oli väga edukas, sest et riigi juhtkonnale saadi pihta ja kõrgemale sõjaväelisele juhtkonnale saadi pihta, siis ei saa ära unustada, et pihta saadi siiski koolile. Ja koolile pihta saamine oli analüütikute hinnangul siiski sel põhjusel, et luureandmed ei olnud täpsed. Nii see on. Nii palju, kui mina lugenud olen, siis antud kool oli kunagi tõepoolest osa seal kõrval asuvast sõjaväeosast. Hiljem sõjaväeosa piire muudeti, see hoone jäi väljapoole ja sinna tehti kool. Ja kui sinna raketiga pihta saadi, siis järelikult need luureandmed, mida kasutati sihitamisel, olid vananenud. Et see on tõepoolest tõsi, et seal on lünki selles, mida teatakse ja mida ei teata. No praegu küll USA loeb kokku ja annab avalikkusele ka teada, et kui palju on hävitatud Iraani võimekust, nii Iraani rakette, droone, aga samas meil ei ole ja tegelikult ei ole mitte kellelgi põhjust arvata, et see jõud Iraanilt saab otsa. Täna kindlasti mitte. Et tegemist ei ole ju mingi sellise väikese rahvaga. Elanik on ju üle 90 miljoni, see on suur riik, kes on elanud ju aastakümneid erinevate sanktsioonide all, mis on neid tegelikult ju sundinud tootma ise igasugust sõjavarustust ja seda sõjavarustust ka hajutama mööda riiki, arendama ja peitma. Ja nagu ma ütlesin, et me võime ju lugeda sadu tabamusi päevas kõvaks edulooks, aga nii kaua, kui Iraan on võimeline naabrite suunas rakette ja droone laskma, on sellest eduloost vähe kasu. Kas oleks mingi lootus, et see Lähis-Ida konflikt või sõjaline olukord võiks lähiajal laheneda ja kelle käes see lahendus on? No lahendus ikka on sõdivate riikide käes, et ühelt poolt nii Iraani kui ka teiselt poolt siis Iisraeli ja USA käes, et kas leitakse siis mingisugune selline ühine nimetaja, mis võimaldaks siis mõlemal poolel sõjategevus lõpetada, ilma et üks või teine pool ka nägu kaotaks, sest kaotaja ei tahaks ju keegi olla. Ja Iraani režiimi puhul eriti, et see on ju selge. Aga mis imevõime või imevahend tänase päeva seisuga olla võiks, siin ma küll ei oska midagi head välja pakkuda. Et mina arvan, et see konflikt vähemalt nädalaid kestab ikka veel. Ja kui ma õieti mäletan, siis Iisraeli pool ütles eelmine nädal välja, et nemad on arvestanud veel kuskil 3 nädalat sõda. Nii et siin ka erinevaid ajaraame pannakse. Ma ise arvan, et
kõige suurem faktor, mis hakkab seda lõppu nii-öelda peale suruma, on ikkagi maailma majandus, sest kui me vaatame, mis toimub ka meil, kui me läheme bensiinijaama ja vaatame, mis diisli hind täna on, et ma arvan, et see on see, mis on see kõige suurem press, mis on seal sõdivatel pooltel, eriti ründaval poolel peal. Aga millal see täpselt juhtub, mina seda öelda ei oska. Neeme Väli, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris tuleval nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.